No nii, Kalle Grünthal ja kuluhüvitised. Alles see oli. Juba jälle. Kui esimest korda siis toimus see jant minu ümber, siis ilmselgelt oli tegemist nii-öelda Kaja Kallase pildilt mahavõtmisega, tema idaveo skandaaliga ja tähelepanu orbiiti tõusin siis mina. Mis on aga selle järjekordse kuluhüvitiste teema põhjuseks? Aga see on tegelikult päris huvitav. Nimelt ma astusin propagandamasina, peavoolu propagandamasina, kööbelsliku propagandamasina sava peale. Ja kõik algas tegelikult sellest, et teatavasti Ameerika Ühendriikides tapeti siis USA suure mõjuga poliitik Charlie Kirk ja kahjuks kogu maailmas reageeriti sellega ka positiivselt. Ja muu hulgas ka siis Eesti Päevaleht, kelle juhtkiri verine hoiatus USA-st Eestilegi, ässitajad hävitavad inimlikkuse, on minu hinnangul ülijõhker ja ei korreleeru siis põhimõtteliselt hea ajakirjandusliku tavaga. Muidugi USA reageeris sellele väga otsustavalt ja nende asevälisminister teatas, et me ei oota oma riiki selliseid inimesi, kes on seda mõrva heaks kiitnud või soosivalt sellele poolehoidu näidanud. Ja kuna USA on ikkagi Eesti kõige suurem liitlane, siis ma leidsin, et selline Eesti Päevalehe juhtkiri, verine hoiatus USA-st Eestilegi, on sobimatu ja saatsin toimetusele siis sellel esmaspäeval hommikul kell 8 kirja, milles palusin siis teavitada, kes on selle kirjutise autor. Ja andsin vastamistähtajaks siis eilse päeva kell 12.00. Muidugi vastust ma ei saanud, aga huvitav on see, et pärast selle kirja saatmist alustati minu vastu uut kampaaniat. Kuna Eesti Päevalehe ja Delfi toimetusest ei saanud kedagi saata, siis kasutati nii-öelda Õhtulehe jutumärkidest uuriva ajakirjaniku Ekvart Joakimit, nimetame teda siis inspektor Kukekeseks, kes saadeti uurima minu kuluhüvitisi. Ja ei tuldud üldse teise eesmärgiga, vaid konkreetselt öeldi, et me tahame näha, millised on kuluhüvitised Kalle Grünthalil. Tahan öelda ka seda, enne kui ma edasi lähen, et tegelikult tema kirjutised ja videoklipid, mis ta minu kohta on postitanud, on ebaõiged. Sellel võite saada kinnitus, kui suhtlete raamatupidamisega Riigikogus või siis Riigikogu kantselei direktoriga. Olen teinud kõik õigesti, nii nagu seadus ette näeb. Aga see inspektor Kukeke koht on põhimõtteliselt rohkem ikkagi liivakastis, aga mitte olla uuriv ajakirjanik. Ja kuna seda vastust ei tulnud, siis otsustan ikkagi seda, et ma saadan USA välisministeeriumile nimekirja nendest isikutest, kes selle juhtkirja kokku kirjutasid. Kõigepealt ma tahaks öelda ka seda, et juhtkiri mõiste ja definitsioon sellisena on järgmine. Juhtkiri on ajalehes harilikult arvamuslugudest eespool avaldatud ning väljendab toimetuse seisukohta, mis käsitleb mingisugust aktuaalset teemat. Ja kui mul esimene mõte oli see, et ma teavitan USA välisministeeriumit kõikidest Eesti Päevalehe
toimetajatest, siis mul see mõttekäik ikkagi muutus, sellepärast et nende seas on väga palju tublisid ajakirjanikke, kes ei vääri sellist kohtlemist. Sest ma tuletan veel kord meelde, et selliste inimeste teavituse korral, kes on suhtunud negatiivselt Ameerika Ühendriikidesse, võib juhtuda see, et neil ei anta enam USA viisat. Aga see on päris tõsine karistus ajakirjanikule. Ja seetõttu ma siiski arvan, et vastutavad isikud selle kirjutise eest on järgmised isikud, kes lähevad sellesse nimekirja. Ma ei tea, kas USA välisministeerium hakkab andma neile viisat või jätab selle pöördumise tähelepanuta. Aga nimekiri on selline. Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald, vanemtoimetaja Kärt Anvelt, loovjuht Ester Vaitmaa, vanemtoimetaja Kärt Anvelt, poliitikatoimetaja Herman Kelomees, arvamuse toimetuse juhataja asetäitja Alo Raun ja arvamuse toimetuse juhataja Eerik Moora. Selle inspektor Kukekese ehk siis Ekvart Jooki taset näitab juba ka see, kui ma hiljem temaga vestlesin muudel teemadel, siis küsisin ka täiesti muu seas, mis sa arvad, kes võib selle kirjutise autor olla? Ja tema arvamus oli see, et see on arvamustoimetuse juhataja Eerik Moora. See on ka kõik, mis ma tahan praegu öelda. Ei hakka kommenteerima seda soppa, mida see inspektor Kukeke on kokku keeranud, vaid lähen vastavaid dokumente vormistama.